Ilusat päeva sulle, armas valgusolend ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime teise inimese usaldamisest. Oma teraapiates ma puutun kokku väga paljude inimeste ja nii-öelda suhteprobleemidega ja selle üks põhikomponent on hirm tuleviku ees ja mitteusaldamine. Jah, sest me oleme lapsepõlves kogenud nii palju negatiivsust, nii palju ebakindlust ja nii palju sellist ebaõiglust. Väga paljud on seda kogenud, et on väga raske hakata usaldama esiteks iseennast, teiseks teisi inimesi ja ka tervet maailma. Aga hoolimata sellest, et teise inimese usaldamine oma kõige haavatavama minaga võib olla sulle võib-olla uus ja võib-olla hirmutav praktika. Aga mida me saame teha, me ei saa põgeneda lõputult selle eest, vaid mida me saame teha, on see, et me saame lasta teisel inimesel meie usaldust järk-järgult välja teenida. Ka siis, kui suhe areneb või siis, kui te olete juba pikaajalises suhtes, kus sa tajud seda, et sa tegelikult ei usalda. Ja selleks, et seista enda eest, selleks, et oma väes püsida, saame tegelikult väärikalt küsida seda, mida me vajame, selle asemel, et manipuleerida, et saada seda, mida tahad teiselt inimeselt. See on üks selline tervendusprotsess, mis on vaja läbi teha, mida ma aitan inimestel oma teraapiates ka, et me saame õppida tasapisi oma tundeid tuvastama ja jagama ennast nii-öelda ilma, et me peaksime ennast sulgema teise eest oma hirmus. Ja selles protsessis me ei pea tegelikult ka oma seda tõelist mina enda sees lukus hoidma. Kui me võtame lõpuks, kui me saame selle julguse ja julgeks, ma ei pea mitte seda inimest, kes ei karda, vaid seda inimest, kes toimib hoolimata oma hirmust, et kui me riskime teise inimesega aususe ja avatusega, ehk siis riskime seda enda avatud olemist, siis me avastame täiesti uute võimaluste maailma, sealhulgas täiesti teistsuguse armastuse. Ja võib-olla tänane meeldetuletus ongi see, et palu ja taotle tänaseks päevaks ainult seda julgust murda vanad mustrid, mis takistavad sul luua sügavamaid sidemeid sinu elus olevate inimestega. Ja tegelikult soov muutuda on ainus, mida on vaja, sest kõik ülejäänud tuleb juba loomulikul viisil või teistelt ka abi küsides. Nii et ilusat päeva sulle ja vot selliste mõtetega täna ma lõpetan. Kohtumiseni.